Energiakool. Kütame! Eesti asub maakeral paigas, kus suurema osa aastast tegeleme kütmise ja sooja tunde tekitamisega. Kuidas ja millest saada sooja ja mis on parim? Kas gaasi, elektri, puu, maa või hoopis pelletiküte? Miks pelletiküte? Ja kas pelletiküte? Igal juhul pelletiküte, sellepärast et pelletikütega kütmine see on täiesti kaasaegne halupuu. Ehk et inimene, kes ei viitsi enam halupuid lõhkuda ja tassida, läheb üle pelleti peale ja ta saab täpselt sama ökoloogilise ja puhta ja kodumaise kütuse nagu halupuuga kütmine. Välja arvatud see, et kõik on automatiseeritud. Soojuse tootmine, soojuse jagamine, kõik on automaatne. Kui 3-4 aastat tagasi tuli igal nädal hooldada oma pelletipõletit, siis praegu näiteks see masin saab hakkama täiesti puhastamata kuni 2 kuud. Ja see on juba hoopis teine tera. Ei tohi jätta mainimata seda, et kui võtta sükst momendil parimad katlad, põletid, mahutid, siis seal on kõik eraldi suuremalt jaolt. Et meil on suur katel, siis läheb põleti, siis läheb etteande tigu, siis läheb mahuti, siis läheb torutöö ja kõik muu sinna juurde. Et seal juba ainuüksi seadmete hind on mingi eripakkumisena saades, on see seadmete hind kuskil 4000, 4500. Siis selle, millel on see kõik juba sees, lisaks on tal veel maja automaatika ka, siis selle müügihind on 2500. Nii et on peaaegu 2 korda odavam kui praegu olemasolevad katlasüsteemid. Väga palju on küsitud, et aga missugust pelletit ma pean siis nagu kasutama? Kas see peab olema 6 mm, 8 mm, tume, hele, väikeses pakis, suures pakis, puhutud? Tegelikult ongi õige vastus on see, et kellele meeldib üks ja kellele meeldib teine. Kui te olete leidnud endale sellise tarnija või sellise pelleti valmistaja, millise kütust kasutades teil kõige vähem probleeme, siis jääge selle juurde, sellepärast et need hinnad turul kõiguvad seal 5-10 eurot tonni peal. See ei ole nii suur kulu, aga kui teil on hea pellet, ja see on väga suur asi, sellepärast et ja hea pellet, see tähendab seda, et see, mis teile meeldib, millega te olete harjunud. Kui te olete harjunud, et te peate iga nädal sealt mingisuguse šlakitükikese välja võtma ja see teile meeldib, siis ei ole sellest suurt lugu. Aga see, et kas ta peab olema 6 või 6 või 8 mm läbimõõdus, see on täiesti maitse asi. Aga igal juhul tasub kasutada ikkagi premium pelletit, ehk et kodutarbimiseks mõeldud pelletit, sest et turul on ka tööstuspelletid, turul on ka igasuguste lisanditega pelletid ja need tegelikult ei ole sellised väikestes süsteemides kasutamiseks, need väga head ei ole. Need võib probleeme tekkida. Mida rohkem on tuhka, seda rohkem tekib šlakki, seda rohkem tuleb puhastada, nii et premium on kõige parem. Pliidid on Eesti peres au sees olnud nii küttekehana kui ka toiduvalmistamise tarbeks juba väga kaua aega. Milline on siis üks kaasaegne ja korralik pliit? Tänapäeval peavad kõik pliidid vastama Euroopas kehtestatud standarditele, mis tähendab, et kirjutatakse ette, et pliitid peavad võimalikult palju soojust eraldama ruumi, kus nad ise on. Ehk soe ei tohi korstna kaudu välja minna. See aga ei sobi kokku just nimelt meie soemüüri kultuuriga, kuna nendel pliitidel ei ole sellele soemüürile enam mitte midagi anda. Rusikareegel on see, et kui soojamüüril on nii-öelda suve- ja talvesiiber, ehk on olemas ka otselöör korstnasse ja see ei ole ühendatud sleppega, vaid et see korsten asub seal samas soemüüri küljes, et siis on võimalik ka tänapäevased pliidid tööle saada soemüüriga. Kui need tingimused ei ole täidetud, siis seda mitte mingil juhul ei tohiks teha. Et
et nii-öelda toimib pliit välja lõhkuda ja sinna valmis pliit tasemele panna. Kas see vana pliit renoveerida või siis lasta laduda pliit? Pliidi ladumise puhul on jällegi, ütleme nii, et saate palju parema asja kindlasti, aga ainuüksi need malmist detailid, uksed, praeahi, tuhareist, pliidiplaat maksavad üldjuhul pea rohkem kui üks valmis pliit. Aga loomulikult see lõpptulemus on parem. Kui me oleme harjunud sellega, et puupliidid võib-olla ei näe kõige nägusamad välja, siis tänapäevase disainiga puupliite võib vabalt panna ka lahtisesse või avatud kööki ja vaadata elutoa diivanilt, kuidas tuli põleb ja saiakesed küpsevad. Pliidi ostmiseks ei ole paremat või halvemat aastaaega. Küll aga me kõik teame, et kui minna näiteks suvilasse ja suvila on külm ja niiske ja õues on juba soe, siis kindlasti ükskõik mis asi, kas seal on vana pliit, mida on juba aastakümneid köetud või on seal uus pliit, seda alguses tahab ikka sisse ajada. Ehk tihtipeale on vaja neid lõõre kas ajalehe või millegiga soojendada, et füüsika hakkaks toimima ja ikkagi need suitsugaasid väljuksid sealt, kust me soovime, et nad väljuksid. Energiasäästliku kütmise väga oluline osa on ka korsten. Sarnaselt küttekehale peab ka korsten olema targalt planeeritud ja paigaldatud. Korsten on üks osa, mis aitab hoida meil kindlasti kokku energiat küttesüsteemis. Kuna korsten on küttesüsteemi osa, siis ta tulebki valida vastavalt kütteseadmele. Ja kindlasti soovitan nii-öelda konsulteerida oma ala spetsialistiga, kes tuleb ja aitab neid lahendusi leida, sest ei ole mõtet hakata ise neid asju kõiki nii-öelda välja nuputama. Kütteseadmete tootjad on teinud mõõtmisi ja leidnud, et efektiivse korstnaga on võimalik kuni 50% hoida küttekulusid kokku. Näiteks võib tuua, et tänapäeval kasutatakse järjest rohkem tõmberegulaatorid korstendel, sest teatud tormiste ilmadega, kui tuulekoormus on suur, siis läheb ka tõmme kõrgeks ja see soojus, mis tekib kütteseadmest, tõmmatakse liiga kiiresti välja kütteseadmest. Ja tänu sellele paigaldataksegi tõmberegulaatorid korstendele, et see on ka üks väga lihtne nipp. Ja teiseks, et kui tuua nüüd välisõhk kütteseadmele, siis me ei põleta seda toasoojust välja, sooja õhku ja saame sealt juba ka lihtsa kokkuhoiu. Et see on eriti oluline nende hoonete puhul, kus meil ei ole võib-olla jälgitud kõiki neid tänapäevaseid norme, ehk siis ei ole uusehitised. Ja väga lihtne nipp on ka näiteks hoida energiat kokku selles, et kasutada õiget kütust ja kasutada korralikult kütteseadmeid. Tihti eksitakse ka selle vastu. Et küttepuud on märjad ja see põlemisel väga palju energiat kaotab ja ei lase korralikult töötada. No korstende seisukoha peal tekib veel oht, et tekib pigitumine korstendes, mis on kindlasti, mida oleks vaja vältida. Kindlasti aitab korstna ja kütteseadme eluajale kaasa see, kui põletada prahti ja prügi kütteseadmetes. Sellepärast, et prahi ja prügi põletamisel tekib väga ohtlikke ja agressiivseid põlemisjääke, mis hakkavad nii kütteseadmele kui ka korstnale kahjulikult mõjuma, söövitama. Ja kindlasti need vähendavad ka nii korstna kui ka kütteseadme eluiga. Nii et sellepärast tasub hoida kütteseadet. Ja kindlasti tuleks ikkagi lugeda läbi korralikult kütteseadmete kasutusjuhendid ja jälgida neid, kasutada ikkagi selleks ette nähtud kütust. Et see on ka nii kütteseadmete kui ka korstna garantii aluseks. Meil on pakkuda ka lahendusi ventilatsioonisüsteemidele. Kui me vaatame vanemaid korterelamuid, kus on väga raske tekitada uut mehaanilist ventilatsioonisüsteemi ja seal on olemasolevad vanad loomuliku tõmbega ventilatsioonišahtid, siis on ka võimalik pakkuda välja energiasäästlikumaid lahendusi. Teadupärast töötab loomulik ventilatsioon kogu aeg ja samas on meil vajadus seda reguleerida, takistada. Ja siin on üks näide spetsiaalsest klapist,
mis on tehtud siis mehaaniliselt reageerima, et ta paigaldatakse ventilatsiooni väljatõmbeavale ja ta reguleerib vastavalt õhuniiskusele siis õhu läbilaskvust. Selleks on tal olemas spetsiaalne nailonribaga mehaaniliselt toimiv regulaator, mis on siis ära kalibreeritud ja teab täpselt, millise õhuniiskusprotsendi juures, kui palju avada klappi. Energiateenuseid saab erinevatelt pakkujatelt, aga oleks ju soodsam ja muretum, kui kõik vajalikku saaks ühest kohast. Alexela kõige uuem tootelahendus on Alexela kodupakett. See on Eestis kõige laiema tootevalikuga toode, mis hõlmab ennast nii elektrit, maagaasi, autokütuseid ja ka tanklapoe mugavustooteid, nagu siin pildil ka võib-olla näha on. Alexela poole on põhjust pöörduda sellepärast, et meie hoolitseme kogu kliendi energiavajaduse eest. Võttes meist elektri või maagaasi, ei pea klient muretsema sellepärast, et milline on tema hind. Me hoolitseme ise läbi börsilahenduste kliendi kõigi säästlikumate hindade eest. Ma toon näiteks elektribörsipaketi, mis on olnud elektriturul väga pikka aega. Meil on toode, kus on null marginaal, klient maksab meile väikest kuutasu ja klient ei pea muretsema oma elektri hinna pärast. Aga mis on võib-olla uus toode, on maagaasi börsilahendusel põhinev toode. Ehk sarnaselt elektrile hoolitseb turg, efektiivne turg ise selle eest, et maagaasi hind on kliendile kõige soodsam. Ja Alexela pakub siis nendele mõlemale kliendirühmale ka kütust, kütusekaarti, kus on kindlasti turu kõige soodsam mootorikütus. Ma soovitan Alexela kodulehel kasutada meie säästukalkulaatorit. Sealt on väga mugav arvutada välja oma igakuine sääst nii kuude kui aastate lõikes, mida on võimalik Alexela kliendina kokku hoida. Ja mida ma toonitan, kui elektri- ja maagaasi tarnijavalikut peetakse reeglina väga keeruliseks, siis ma võin teile kinnitada, Alexela keskkonnas on selle valiku tegemine väga lihtne ja võtab aega 3–5 minutit. Kõige suurem kokkuhoid elektritarbimisest tuleb tegelikult energiasäästust. Mõistlik on kodus vahetada oma pirnid säästlike LED-pirnide vastu ja maagaasis ma soovitan jälgida oma igapäevast temperatuuri toas. Sealt on võimalik kõige rohkem kokku hoida. Energiakool. Kütame! Energiakool. Kütame! Teada on, et gaasiga saab edukalt süüa teha ja soodsalt autot tankida. Aga samuti saab gaasiga ka kütta. Gaasiga kütmise võimalus Eestis on olemas päris paljudel. Et kui Eestis on 40 linna, siis rohkem kui pooltes on olemas gaasitorustik. Ja neis linnades elab ligi 750 000 inimest, nii et ütleks, et ligi 2/3 Eesti elanikkonnast on võimalik kasutada gaasi kütteks. Ja gaas on soodne, puhas, mugav, nii et meie kindlasti soovitame gaasiga kütmist. See on teile hea. Selleks, et gaasi saaks kasutada, peab olema olemas gaasitorustik. Ja nüüd sõltuvalt sellest, kus te siis Eestis elate, te tegelikult peate siis kas siis läbi kodulehekülje näiteks uurima, kas teie piirkonnas on gaasivõrk olemas, vaatama, milline on teie kodu lähedal tegutsev gaasivõrguettevõte, sellepärast et Eestis on üle 20 ettevõtte, kes ehitavad gaasivõrke ja kes siis pakuvad gaasiga liitumise võimalust. Gaas on hästi universaalne.
Et tegelikult võiks öelda niimoodi, et gaasiga on võimalik siis katta kõik vajalikud valdkonnas, millega sa elus kokku puutud. Et gaas pakub tegelikult lahendusi peaaegu kõikidele teie küsimustele ja probleemidele. Nii nagu iga teine seadegi, nii vajab ka tegelikult gaasiseade hooldust ja on täiesti mõistlik üks kord aastas oma gaasikatel, oma gaasiveesooendi tegelikult spetsialisti poolt lasta üle vaadata, puhastada, võib-olla väike remont teha, sellised ühesõnaga hooldustööd. Ja lisaks mul on siin käes vingugaasi andur, et olete kuulnud, et on olnud päris mitmeid õnnetusjuhtumeid, kus tegelikult siis kasutades gaasiseadet on ebapiisava ventilatsiooni, ebapiisava tõmbe tõttu tegelikult tekkinud ruumi vingugaas. Ja täna tegelikult kohustus kõikides eluruumides, kus on gaasiseade ühendatud korstnasse, panna üles selline väike seade, vingugaasi andur ja see aitab päästa teie elu. Ja see on tõesti, see läheb seina peale, see läheb siia külge ja on ühesõnaga lihtne. Ja me soovitame tegelikult seda tellida sellisel moel, et tellite endale gaasiseadme hoolduse ülevaatuse ja koos sellega siis pannakse üles teile ka selline andur ja see andur hetkel maksab meil 39 €. Energiasääst algab targast planeerimisest, mille tulemusena võetakse kasutusele moodsad seadmed, mis tagavad meile hea töö ja elukeskkonna. Kui meil on mingi energiasäästlik vidin, siis tihtipeale ikkagi, nagu öeldakse, et see kasutaja on ikkagi see, kes teeb ikkagi otsused ja see kasutaja saab süsteemi teha siis energiasäästlikuks. Ehk siis targad otsused peavad tulema ikkagi seda, kes seda süsteemi kasutab. Aga see, et ta seda saaks ka targalt kasutada, selleks tuleks rajada ka mingi tark süsteem. Me ei räägi nüüd ainult eramutest, me räägime kõikidest ehitistest. Et seda energiasäästu parandada, eelkõige tuleb tegeleda ikkagi siis ka selle sisekliima juhtimisega ja automaatikaga ka. Meie kontorimaja, siis igapäevaselt oma tööd teeme, on ikka üks väga hea näide energiasäästmisest. Hea näide soojuspumba targast ärakasutamisest. Toon ühe näite, siin selle maja puhul on inimesed võrrelnud selle maja sisekliimat sellel suvel, kus meil oli 30 kraadi sooja. Astud majja, tunned nagu oleks astunud mõnusasse jahedasse maamajja. Me teame, maamaja puhul lahendatakse põranda ehitus just niimoodi, et lauad on, põrandalauad on muld põranda kohal ja kogu see maajahedus, mida siis päike pole maamaja all üles soojendanud, see mõnusalt kiirgab, kui me tuppa sinna astume sinna maamajja. Et see üks punkt, see sisekliima mõnus jahe kiirgus. Ka siin on siis saavutatud tegelikult väga moodsate süsteemidega justkui selline vana, hea, meie enda jaoks selline mugav olemine. Et kui võib öelda, siis niimoodi, eks ju, luuakse tänapäeva süsteemidega vana, hea talumaja sisekliima. Nii et see huvitav asi viib meid justkui tagasi põhitõdede juurde. Teine punkt, mis selle hoone puhul on hästi oluline, et see liigsoojus, mis siin tekib, see jahutuse puhul, seda ei visata lihtsalt tänavale, õhku, vaid kasutatakse ära, laetakse maa alla, nimetame maa-alust soojuspumba seda soojuse ammutamise poolt reservuaariks. Me laeme selle liigsoojuse sinna reservuaari tagasi ja jääme ootama seda, et kui meil seda sooja jälle vaja on, siis me pumpame selle sealt maa seest jällegi tuppa. Tänaseni oleme harjunud nii, et soojuspump töötab vastavalt sellele, kuidas õues on temperatuur, hetkeväärtus. Aga tegelikult soojuspumpi võiks arvestada ilmaprognoosi, võiks arvestada sellega, mis on energia hind, elektrienergia hind. Samamoodi võiks ju soojuspump ka arvestada seda, mis majas toimub. Ehk siis kasutada automaatikat, mis ennustab ka maja käitumist. Ehk siis kuidas inimesed käituvad, kuidas soojust, kuidas jahutust kasutatakse. See oleks selline tänapäeva nutikas suund, et ikkagi soojuspump võiks jälgida, mis toimub ümberringi, saada kõrvalt infot ja seda siis oma tööks väga arukalt ära kasutada.
moodsa kodu ja töökoha kütmiseks on väga erinevaid võimalusi ja üheks selliseks on lihtsalt paigaldatavad küttepaneelid. Miks üldse valida infrapuna küttepaneele? Infrapuna küttepaneelid ju toodavad soojust, mis sarnaneb päikese poolt nagu toodetavale soojusele. Eralduvad infrakirjed kergesti, imenduvad, akumuleerivad kodus olevatele, ütleme, esemetele, sujuvalt tõstavad ümber selle ruumi siis nagu õhku, eks ole. Ja kui tavaline õliradiaator või konvektor, nemad kütavad õhku, siis infrapuna kütavad seinasi, lagesid, põrandad, akumuleerivad sinna, et seinad lähevad soojemaks ja annavad sealt tagasi soojust ja see on siis see nagu põhiline efekt. Kilovatt on küll kilovatt, aga nii see töötab, see infrapuna küttepaneel. Need kiired ju jagunevad kolmeks, on lühikesed, keskmised ja pikad kiired. Ja lühike infrapuna kiir, see on nagu saunas. Ta läheb läbi naha, sa hakkad vigistama ja saad seal eriti kaua ei tohi olla. Ütleme ka niisugused kiirgurid, mis pannakse välja kohvikutesse igale pool ja need on ka ikka lühikese kiirega, keskmise, ega seal all ka sisse, no, mina eriti soovitaks neid panna neid lahtise punase tulega. Aga ütleme, need infrapuna küttepaneelid, mis siin kõik on, need on pikk kiir, see tuleb umbes nagu päikese pealt tuleb, nagu ahju soojus tuleb, ta tekitab niisuguse soojuse. Seal on sees on spetsiaal niisugune paneel, mis selle soojuse tekitab. Muidugi kõik töötavad elektriga. Ja siis, kui klient tahab või inimene tahab otsida omal, siis on kõigepealt on peab selgeks tegema, kas ta tahab paneelid, mis pannakse radiaatori koha peale, nagu vanasti radiaatori kohad olid, või paneb ta seina peale. Seina peale on ka võimalik panna pildi peale, saadate enda pildi, me saadame trükikotta, see tehakse eri tindiga, Jaapani 160 kraadi hästi kuumust kannatav. Ise seda midagi peale, ise kleepida, see on mõeldamatu, sest ta kõik tuleb ära, kuumus sulab ära, kollaseks läheb nii edasi. Ja seda lahendust me otsisime ammu ja nüüd me leidsime Eestis tehakse. Muidu sa võid ju tellida vabrikusse, see läheb ka aega kusagil 2 kuud sellega sul. Ja siis samuti neid valgeid ja nemad taha üldse ei kiiru absoluutselt. Ta on alumiiniumi siin taga pandud kaitse ja neid pannakse ka lakke. Ja kui on ripplage, siis istuvad ka väga hästi peale 60x60 või 60x70. Erinevate küttepaneelide valiku ja infrapuna kiirgurite tervislikkuse kohta saab lisainfot kodulehelt heasoojus.ee. On tore ja mõnus, kui põrand on soe ja kuiv. Räägime elektrist ja põrandaküttest. Ruumid, kus elektrilist põrandakütet kasutatakse, on siis vannitoad, WC-d, pesuruumid, sauna eesruumid, saunaruumid. Ehk siis põhiline kasutuskoht on neil ikkagi vähem kasutatavad ruumid, kus ei elata kogu aeg või neid ei kasutata kogu aeg. Ehk siis mitte eluruumid. Aga kui nüüd on paigaldatud eelnevalt parkett ja kui ei ole piisavalt soojustust allpool või see parkett, eriti laminaatparkett, mis on oma materjali omadust, et üsna külm, siis et neid siis soojendada ja selle läbi ka ruumi kütta, et siis ongi alumiiniummatid välja, mis on ka lihtsalt paigaldada. Samas ei ole päris otstarvekas ka nagu tervet eramut nendega ära kütta. Et need on ikkagi mõeldud siis sellist pidevalt liikumiskohtadele või kus siis ollakse laua alla, et toa keskele, et saavutada siis selle parketi nii-öelda see soojus, et oleks seal mugav peal käia. Järgmine see energia efektiivsuse võit tuleks ikkagi nende termostaatide nimel, millega siis seda põrandakütte kaabli tööd siis juhitakse.
Seal soovitaks kindlasti kasutada siis programmeerimisvõimalustega termostaate, kus siis on võimalik nii ööpäevaringselt kuni 4 lülitusega, ümberlülitusega. Samas on võimalik määrata ka nädalaprogramm, nädalavahetuse programm, mis siis võimaldab hästi optimaalselt seda kütet nagu juhtida. Et see teema tuleb sellest, et kui kasutatakse põhiliselt õhtuti või hommikuti seda vannituba, et siis sellel perioodil võiks see olla siis soojem ja näiteks päevasel ajal või öisel ajal, kus siis kasutus on nagu vähem, et siis ei ole vajadust seda ruumi nii palju kütta. Kui nüüd on olemas juba paigaldatud eelnevast ajast juba vanem termostaat, siis uue termostaadi ja tõhusama vastu vahetamine on väga lihtne. Lihtsalt vahetatakse ära termostaat ja ühendatakse uuesti ära. Näide nende programmeeritav termostaadi kohta kõige lihtsam oleks siis selline, et kui meil on üks ajaline määr, kus on määratud meile temperatuuriks 23 kraadi, ehk siis selle ruumi kasutuse ajal. Ja kui me seda ei kasuta näiteks päeval või öösel, et siis selleks perioodiks on võimalik see siis näiteks hoopis 18 kraadi peale ümber programmeerida. Ja seda teeb muidugi termostaat siis automaatselt, kui ta on eelnevalt seadistatud nii, mis siis annab juba märkimisväärse energia kokkuhoiu. Energiakool, kütame! Energiakool, kütame! Energiamessi auhinnagala. Aasta energiategu. Igal aastal pärjatakse Energiamessil või energiakonverentsil suuremat tunnustust, avalikkuse tähelepanu ja austust väärivad peod auhinnaga Aasta energiategu. 2018. aastal toimunud energiakonverentsil Kütame anti pidulikult üle 10 auhinda. Eesti Energia sai siis avatud ja käiku antud Auvere elektrijaama ja Auvere elektrijaam on Eesti energeetika ajaloos suhteliselt unikaalne objekt. Ta tagab Eestimaale järgmise 2 inimpõlve jooksul siis circa 1/4 elektrienergiast erinevatest kodumaistest kütustest. Ja miks ta on veel eriline, et see elektrijaam on juhitav? Mis tähendab juhitav elektrijaam, et ta toodab siis elektrit, kui elektrit vaja on. Et väga paljud elektrijaamad uued, mis tulevad, siis tuule- või päikeseelektrijaamad töötavad siis, kui on tuult või päikest, aga siis see elektrijaam peaks katma ära need hetked, kui tuult või päikest ei ole, nii et selles mõttes unikaalne. Ja lisaks veel on ta Eesti 100 aasta ajaloo kõige suurem tööstusinvesteering, et mitmes mõttes unikaalne objekt. Ja minu selle aasta energiategu kindlasti on oma kodumaja katuse soojustamine, sellepärast, et maja on 20 aastat vana, sellel ajal soojustamise standardid natukene teistsugused ja loodan, et sellega väheneb meie pere energiaarve, lisaks panustame ka keskkonnahoidu. Nii et võin kindlasti öelda, et see on minu isiklik selle aasta energiategu. Soovitan osta elektrit targalt ja osta nendel tundidel, kui elekter on odav. See on tõesti lihtne, igal ühel jõukohane. Kindlasti tasub teada seda, et elekter on siis lõpparvena palju odavam nädalavahetustel, öösiti ja väga paljud meie kodumasinad näiteks on eelprogrammeeritavad, nii et pesumasina või nõudepesumasina võib vabalt panna öösel käima. Siis on elekter odavam, võrgutasu on odavam ja te imestate, et teie elektriarve kokkuvõttes väikeste nippidega tuleb kokkuvõttes odavam. Et elekter tõesti erinevatel tundidel maksab väga erinevalt ja jälgige seda Eesti Energia mobiiliäppis, näiteks on seda väga lihtne vaadata ja te saate lihtsa vaevaga enda energiaarve odavamaks ja toetate ka ühtlasi energiasüsteemi, sellepärast et vähendate neid tipukoormushetki ja tarbite rohkem seal, kui tarbimist on vähem. Energiamessi auhinnagala. Aasta energiategu. Utilitas pakub kaugkütteteenust 8 linnas üle Eesti ja see tänane tunnustus on kogu meie meeskonnale. See tähendab seda, et igal pool toodetakse enamus tarbitavast kaugküttesoojusest, taastuvatest allikatest
ja Tallinnas on lisaks sellele suur osa soojusest toodetud koostootmisjaamades. Näiteks siis esimesel poolaastal sellel aastal meie tegevuse tulemusena jäi emiteerimata siis 246 000 tonni süsihappegaasi. Et just sellist võimalust pakub kaugkütte koostootmisjaamade ja taastuvate allikatega kasutamisel. Me saame hommikul juba ärgates valida selle, et millest tuleb see energia, mida me kasutame. Mina olen tõesti niimoodi selle teinud, et kogu tarbitav elekter oleks taastuvatest allikatest. See võimalus on olemas, see on meil igalühel olemas. Neid valikuid me saame igaüks teha. Üks selline kaugkütte ettevõtjate traditsiooniline võiks isegi öelda mantra on see, et 1 kraad toatemperatuuri mõjutab küttekulusid 5%. Nii et vähendades toatemperatuuri 1 kraadi võrra, vähenevad küttekulud 5%. Või kui see valik on teistpidi, siis me lihtsalt peame teadma, et me selle valiku selliselt teeme. Aga see ongi, meil on tarbijatena väga suur võim valida seda, et kui palju me tarbime ja millised on siis meie energiakulud. Tark energiakasutus on sedavõrd oluline teema, et Tallinna Energiaagentuur korraldab igal aastal Tallinna Energiapäeva. 2018. aasta sügisel toimus Tallinna Energiapäeva raames Energiaavastuskeskuses energiakonverents Kütame. Tallinna Energiapäeva juured ulatuvad sellesse aega, kui Tallinna linn liitus linnapeade paktiga, võttes endale teatud kohustused energiatõhususe, taastuvenergia, ressursikasutuse ja nii edasi eesmärgi täitmisel. Aga linnapeade pakti raames tuli kaasa ka kohustus harida lõpptarbijat ehk siis korraldada teadlikkuse tõstmiseks energiapäevi ja seda on Tallinn teinud alates 2011. aastast. 2013, kui alustas tööd Tallinna Energiaagentuur, on peakorraldaja roll olnud Energiaagentuuril. Ma igal hommikul üles ärgates mõtlen, mida ma saan täna teha selleks, et minu ökoloogiline jalajälg oleks väiksem. Ja kõik oma tarbimisharjumused, kõik oma otsused ma kalkuleerin isiklikult läbi, kuidas teha nii, et keskkond kõige vähem koormatud oleks. Ma ei oma autot, ma olen päris vanaks elanud, kasutades ainult ühistransporti ja tõukeratast ja käin palju jala. Ja ma arvan, et tegelikult saab, kui iga inimene mõtleb mitte nii, et minust ei sõltu midagi, vaid vastupidi, et minust sõltub midagi, siis on võimalik meil üheskoos seda maailma muuta. Minu sõnum on selline, et taastuvenergia lahendus, eriti siis päikeseelektri lahendusi on võimalik praktiliselt kõikidel hoonetel mingil moel kasutusele võtta. Neid tuleb hakata võtma kasutusele, sest regulatsioon hakkab seda nõudma õige pea sisuliselt. Aga seda tuleb teha läbimõeldult, et ei saa teha neid otsuseid uisapäisa, et tuleb läbi mõelda, kes, kuidas, millal seda elektrit tarbima hakkab, mis hoone katusel toodetakse ja mis selle elektri omahind on, et need asjad, need investeeringud tuleb teha kõik läbimõeldult. Need lahendused on väga lihtsalt skaleeritavad, ehk siis me võime rääkida mõnest päikesepaneelist kas või näiteks suvila või eramaja katusel, kuni siin ka täna energiaauhinna saanud suure päikeseelektrijaamani näiteks Omniva logistika uue logistikakeskuse katusel, mis on nagu öeldud siin 1,5 jalgpalliväljakut. Ehk see päikeseelektrijaam on väga lihtsalt skaleeritav. Meie kodumaja katusel olev päikeseelektrijaam, mis nüüd on töötanud juba 6 aastat, oli Eesti üks esimesi võrguga ühendatud päikeseelektrijaamu. Nii et praeguseks on ta töötanud hästi ja järgmisel aastal me planeerime selle jaama kodust laiendamist 3 korda võimsamaks. Ehk siis eelmise auhinna oleks pidanud saama 6 aastat tagasi ja järgmise ehk siis järgmine aasta. Eestis on üldpilt korterelamute kordategemisel selline, et tänu viimastel aastatel selles valdkonnas olevatele tugevatele toetustele on üldpilt tegevuste osas väga hea, aga väga suur mass maju on veel korda tegemata ja siin on vaja veel väga suured summad, ehk et see protsess jätkuks.
õnneks järgnevatel aastatel on lubatud ka igal aastal teatud summa anda, nii et see protsess on tegelikult väga hoogsalt käima läinud ja me näeme üsna tihti juba linnapiltides ikkagi väga nii-öelda massiivselt korda tehtud maju ja õnneks on võetud selline suund, et tehakse terviklikult, ei tehta enam nii-öelda natuke siit ja natuke sealt, vaid ikka korraga ja terviklikult. See annab ka tulemuse. Ma põhimõtteliselt järjekindlalt kasutan ühistransporti alates rongist ja siit allapoole tulles. Minu kodu on köetud aastaid juba ainult taastuva energiaga, ma ei kasuta elektrit kütteks ja ma elan keskkonnateadlikult, et minu jäätmed on alati sorteeritud. Paari aasta pärast kõik uued hooned on A-klassi energiamärgisega, mida siis kutsutakse ligi nullenergia hooneteks. Ja kuni sinnamaani kindlasti, kui osta korterit või maja, siis on väga oluline vaadata, et missugune energiamärgis sellel hoonel on. Ja praegused paremad pakkumised on B-klassi hooned ja elu on näidanud seda, et kui B-klassi korter osta, siis on ta ka parema kvaliteediga, seal on parem sisekliima ja üldiselt ehituskvaliteet on parem, kui arendaja ja ehitaja on pingutanud, et seda energiatõhusust paremaks teha. Tavalisel inimesel ei ole vaja oodata seda, et need ligi nullenergia hooned jõuavad turule. Kodu tuleb osta siis, kui kodu on vaja ja tuleb võtta turult kohe korralik pakkumine, sest juba täna osad arendajad teevad vabatahtlikult seda, mis 2 aasta pärast muutub kohustuslikuks ja selliseid B-klassi ja juba ka A-klassi kortereid ning maju pakutakse. Seda kõike saab tegelikult juba täna teha ja eesrindlikumad ehitajad sellega ka praegu tegelevad. Nullenergia hoone on selline, mis toodab ise aasta lõikes sama palju kui tarbib, aga see ei ole veel eesmärk. Me räägime ligi nullenergia hoonest ja ligi nullenergia hoone on lihtsalt natukene parema energiatõhususega hoone kui praegune parim praktika. Nii et need asjad iga 5 aasta tagant nõuded muutuvad ja energiatõhusus peab paranema. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, I said go. Johnny, be good. Kuigigi me mõtleme, et see kütmine on nagu lihtne asi, siis kui tegelikult hakata lähemalt uurima, siis ei olegi sugugi väga lihtne. Vanemad ahjud tuleks nüüdsel ajal juba kaasaegsemate vastu välja vahetada, kus kasutegur on märksa kõrgem, mis siis väljendub otseselt selles, et sama kogus puid annab palju rohkem sooja, nii et me ei pea väga suur puuriit oma koju tooma, me saame väiksemaga hakkama ja raha kulub ka vähem. Kui televaatajale pakuks siis ahju kütmise ja kamina kütmise ja pliidi kütmise puhul ühte sellist lihtsat asja, mida paljud seni vist veel ei kasuta, et kui te olete puude portsjoni ahju pannud, et siis süüdake seda hüttepalaga näiteks, mis annab kõige vähem tahma ja ei tekita tuhka ja süüdake pealt. Nii imelik, kui see ka ei ole, siis hakkab see väga hästi põlema. Ja teine asi, et ei maksa ahju väga täis toppida ja kõiki korraga sinna sisse, et pange portsjon haaval, palju vähem saastet ja palju paremini põleb. Tegelikult võiks igale kodanikule anda energiatöö auhinna, kes oma kodu soojustab, kas siis korteriühistu liikmena või paneb omale mingi taastuvenergia lahenduse, näiteks päikesepaneelid või päikesekollektorid või ka soojuspumba. Nii et igaüks peaks hoolitsema selle eest, et tema kasutab energiat võimalikult vähe ja tulemus on see, et ta hoiab ka raha kokku. Mul on esimene auhind käes ja mul on väga hea meel üle anda seda ettevõttele, kes on teinud Eestile midagi väga omast. Ja energeetikas on üks tublimaid IT-lahenduste kasutusele võtjaid olnud aktsiaselts Elering. Ja see auhind tuleb siis vabade liitumisvõimsuste kaardirakenduse eest. Aitäh! Eesti energeetika muutub lähikümnendil veel oluliselt, et mis toob kaasa meile suuremad välisühendused on see, et Eesti elektri hind on samasugune nagu kogu regioonis, et meie Eesti elektri hind ei hakka olulisel määral erinema sellest, mis on ta Soomes, mis on ta Lätis, mis ta on Leedus, vaid me oleme järgneval kümnendil ühtsel energiaturul ja elektriturul.
ning teiseks ka see, et kindlasti tuleb panustada hoonete rekonstrueerimisse, et see on oluline nende eluea seisukohalt ja teiseks ka see aitab kaasa nende energiasäästlikkuse parandamisele ja küttearvete vähendamisele. Et need tegevusi, mille kaudu enda majapidamise energiavajadust optimeerida, neid on päris palju. Kõige lihtsam asi on kodus lampe vahetada, et täna on piisavalt efektiivseid lampe poodides saadavad ja see on esimene asi, et siis tulevad juba keerukamad asjad, et maja soojustada või siis katusele päiksepaneele panna, mis nõuavad natuke pikemalt ettevalmistust. Ja teiseks on siis ka loomulikult transpordikorraldus igapäevane, et ikkagi mõelda sellele, et kuidas saaks kasutada rohkem ühistransporti ja olla ka ise aktiivsed nõudlejad selle järgi, et tõesti linnad ja omavalitsused mõtleksid sellele, et kuidas liikuvust oleks paremini korraldada piirkonnas.